ja oluliselt kõrgemast teeb maja see, et lava kohal on väga kõrge lavatorn. Ja lavatorn on see, mis on tegelikult draamalavadel väga oluline näitaja. Ja kui me teiega nüüd sinna provisaali lähme, siis me lähme üle lava, mis tähendab seda, et me lähme tegelikult külglava mööda sinna teisele poole maja ja püüdke siis mitte astuda päris lava keskele, sest lava peal on valmis pandud juba siis etenduse tantsukatte ja tantsukattele ei tohi välisjalanõudes mitte mingil juhul astuda. Aga ma räägin teile enne, kui me siit ära lähme sellest maketist siin. 100 aastat tagasi, nüüd juba 102 aastat tagasi, sai esimest korda esimene Eesti teater, milleks siis, mis on Vanemuise kolmas unikaalsus, sai kutseliseks. Nii et Vanemuise teater nimetati aastal 1906 kutseliseks. Ja kui te jutute minema Shakespeare'i kohvikusse näiteks, siis see kohviku esisel platsil on üks prooksist mees, käsi taskus ja kikilipp sees. See ei ole Hendrik Ilvese noorem vend ega midagi, vaid see on esimese kutselise teatri direktor Karl Menning. Ja Karl Menning hakkas juhtima seda maja. Nii et 100 aastat tagasi ehitati sellesama mäe külje peale, kus teie praegu ka olete, selles samas majas siin, sellesama mäe külje peale ehitati see maja. Aga see ei sarnane, eks ju, sellele, milles te nüüd olete. See maja on projekteeritud arhitekt Armas Lindgreni poolt. Muide, täpselt sama arhitekt projekteeris ka Tallinna Estonia teatri. Kas keegi on Estonias käinud? Kui te olete käinud ja kui te seda maketi praegu vaatate, siis teatud sarnasust on isegi näha, eks ju. Lihtsalt võib-olla värvid natuke erinevad. Ja juba 100 aastat tagasi projekteeritud majas oli 2 suurt saali. Selle kõrge katuse all oli draamasaal ja siin oli kontsertsaal. Nii et draamasaalis isegi kaldpõrandit enne sõda ära ehitada ja seda lava sai kasutada väga suurte ja võimsate tükkide esitamiseks. Nii et suuresti tänu sellele, et oli väga korralik teatrimaja, oli Vanemuises juba 1908. aastal näiteks muusikateater olemas ehk et oma orkester ja tõesti 70 aastat tagasi ehk juba enne teist maailmasõda oli meil olemas ka balletitrupp, mida hakkas juhtima Ida Urbel. Nii et see on väga suur sündmus ja see on väga oluline ja eriline, et meil on need žanrid kõik alles, sest vastasel juhul siinkandi inimesed alati pruugikski Tallinnasse jõuda, et kõik ei jõud. Täna on näiteks seesama meil homme sünnipäeva pidav balletitrupp väga tugev, sest et balletimaailm on selline väga avatud ja hästi suhtlev omavahel üle terve maailma. Ja Vanemuise balletitrupis on üle 40 tantsija ja nendest ainult 5 kõnelevad eesti keelt. Ülejäänud kõik on mujalt maailmast. Ja meie balletitrupis on Jaapanist mitu tantsijat, hästi palju tantsijaid Inglismaal, igalt poolt üle Euroopa, minu meelest on isegi Lõuna-Ameerikast üks tantsija. Nii et tantsijaid üle terve maailma. Ja siia tullakse sellepärast, et siin on hea tugev trupp ja siin saavad erinevad tantsijad erinevates etendustes tantsida peaosi. Ja kui sa saad oma CV-sse kirja panna, et sa oled tantsinud peaosi, siis see on tegelikult juba ka väga kasulik ja praktiline. Aga paraku seda maja meil nüüd enam ei ole, sest vahepeal oli teine maailmasõda, see maja põles ära ja selle maja varem seisid veel aastakümneid siin Tartu kesklinnas. Kuni lõpuks siis tuli teatrit juhtima legendaarne Kaarel Ird, kes siis Moskvast kauples välja loa ehitada Tartusse uus maja. Seda maja enam taastada ei lubatud, aga õnneks ehitati siis see, millest te praegu olete ja meil on täiesti võimalik ikkagi teha suuri ja väärikaid etendusi. Aga nüüd siis liigume teatrist rääkida. Ja alustuseks tegelikult ma tahakski lihtsalt küsida, et mõni nimi ka Vanemuisega seostub. Näiteks, kas teil on aimu, kes võiks olla Vanemuise teatri asutaja? Tuleb teil täiesti julgesti, võite ükskõik keda pakkuda, kui ta tuleb pähe Vanemuisega seotud nimi. Ta ei ole küll Vanemuise asutaja. Keegi ütles. Kes ütles? Super. Mul on siin aeg-ajalt ikka käib õppida. Muidugi meelde, sest ta on nii palju muud teinud ja me teame teda võib-olla rohkem on tutvustatud teda kui luuletajat ja vähem võib-olla räägitud temast seoses teatriga. Aga tõsi ta on. Et hakkame siis algusest pihta ja lihtsalt pisikene ülevaade Vanemuise teatri ajaloost. Loodetavasti saate midagi muud ka kuulda. Kõigepealt tehti siis teatrit mõisates, see oli saksakeelne teater, just sellisteks kodustel pidustustel ja ammu enne seda olid olemas ka juba Tallinnas sellised saksakeelsed näitetrupid, nii et teater iseenesest Eestis on vanem. Ja eestikeelseid sõnu oli teatrilaval
ka juba varem kuuldud nendes samade mõisate taluteatrites pandi siis ka mõned taluinimesed mängima, kes ka mõne eestikeelse sõna juba kuuldavale tõid seal laval, aga eestikeelne teater jah, siis on 1870, et see ei ole siis mitte ainult Vanemuise sünniaasta, vaid ka üldse Eesti teatri sünniaasta. Lavastuses metsapilti illustreeris, siis Linnatänav ja aegadel muusikateatris leiti, et ei ole viisakas, kui dirigent on seljaga publiku poole. Niisiis, kuna ei olnud viisakas, siis dirigent oli orkestri poole seljaga ja dirigeeris publikusse. Kujutate ette, kui absurdne. No praegu tuleks keegi selle peale, aga niiviisi tehti suurest viisakusest siis esimestel aegadel muusikateatrit. Ja kusjuures alguses olid seal veel mingid purskkaevud olid niiviisi seal lava ääres ja need purskasid niiviisi, et noodid olid orkestrantidel märjad. et selliseid asju. Et näitlejannasse, naisnäitlejasse suhtuti ikka väga kahtlustavalt. Üldiselt paremast soost linnakodanlased võrdsustasid naisnäitlejannasid selliste langenud naistega ja Amalia Konsa mälestustes on ka täiesti kirjas, et korralikult või emad viisid korralikult tütred teisele poole teed, kui nad näitlejanna vastu tuleb, sellepärast et selle naisega ei sobinud nagu ikka tänaval kokku põrgata. Et selles mõttes on ühiskonnas päris suured muutused toimunud, et tänapäeval loevad kõik neist Õhtulehest ja Kroonikast ja üritavad järele teha, aga tol hetkel olid nad siis suhteliselt põlatud inimesed, need, kes ei talutul lavale astusid. Mitte ega tollel hetkel, kui teater alustas, ei olnud ju eestikeelseid näidendeid olemas. Karl Menning katkestas oma õpingud Tartu Ülikoolis, kus ta õppis usuteadust. No olgem ausad, see ei olnud küll tema kutsumus, vaid tema isa soov, et temast saaks kirikuõpetaja. Ta katkestas oma õpingud ja sõitis Saksamaale siis ette valmistuma teatri juhtimiseks ja arendamiseks. Ja kui 1906. aastal Vanemuise teatrimaja valmis sai, siis oli Vanemuise teatri võtta ka esimene õppinud juht. Ta oli siis käinud Saksamaal ja Pariisis väga nimekate omaaegsete lavastajate juures õppimas, tuli tagasi Lääne-Euroopast, täis teha tahtmist. Kas ta oli ka väga noor siis? Ta oli ikka üsna noor mees jah, sellel hetkel. Hiljem sai temast diplomaat, nii et ta... noorem kui 30. Jah, noorem kui 30, tollel hetkel küll. Ja siis ongi niiviisi, et selle sama koha peal, kus me praegu oleme, avati 1906. aastal teatrimaja, Eesti esimene professionaalne teater. Nii et Vanemuisel on nagu mitmekordne au olla üldse esimene teater Eestis, aga ka esimene kutseline teater. Ja hakkasid nii nimetatud operetisõjad pihta. Menning pidas operetti selliseks mitte väga harivaks meelelahutuseks ja ei tahtnud seda kuidagi siia Vanemuise lavale lubada. Ütles, et see mõjub rahva haridusele halvasti. Aga paraku olid seltsil siin oma majanduslikud huvid mängus ja see nii lihtsalt ei läinud. Igatahes 1914. aastal suurte tülide ja pahanduste tulemusena Karl Menning lahkus Vanemuise teatri juhi kohalt ja enam tegelikult ühtegi teatrisse tööle iialgi ei läinudki. Et ta tegutses hiljem Tallinnas teatrikriitikuna ja hiljem oli ta siis veel pärast seda oli ta diplomaat Lätis ja Saksamaal. Talt on ilmunud väga huvitav artiklite kogumi, kust tuleb välja, et ta oli väga eesrindliku mõtteviisiga mees. Teate, mis päeva homme Vanemuine tähistab? Saite teada juba? Vaat just niiviisi, et seal samas sellel ajal tulebki maja. Me nägime maketti, tulime maketist. Just, et see oli tõesti väga kaua Lirt. Pilt ka siin. Jah, see mees, kelle sünnist täitub siis järgmisel suvel, mitte nüüd sellel suvel, mis tuleb, vaid siis 2010 suvel 100 aastat. See mees